Pikk ja vindunud kevad on näidanud lõpuks ometi piisavalt palju päikest, nii et Kirna mõisa tulbiväljad on puhkenud õide. Ja nii on ja täna tundub, et on esimene suvine päev ja ilmselt siis see nädal saab olema see Kirna mõisa siis tulpidele tippaeg, kus siis ütleme 80-85% õitest lõpuks avanevad. Varasematel aastatel on tulbiväljad külastajaid, mida paari nädala jooksul käib läbi selline 30 000 inimese kanti, rõõmustanud juba tunduvalt varem ning pikk ja vinduv kevad on nihutanud seda õiteelu just praegusesse hetke. Meil hakkasid inimesed käima juba enne emadepäeva, nii et meil tegelikult siis küll tulpe väga palju ei olnud, aga nad käisid siiski ja kindlasti see tippaeg oli nüüd siis Türi lillelaada ajal laupäev, kus meid külastas rekordarv külalisi. Lisaks sellele, et õiteilu saab nautida mõisapargis, avaneb ka mõisahoones sees kaunis lillekompositsioonidest väljapanek, mille koostas maailma üks tuntumaid lilleseadjaid Klaus Wagener. Need lilleseadjad, mis on täielikult kunstiteosed, on kõik kenasti Kirna mõisa teisel korrusel saalis ja tubadesse laiali paigutatud, nii et see on tõeline vaatamisväärsus. Selliste tulbiväljade haldamine nõuab ka korralikku hoolt ja vaeva ning hetkel on käimas juba tööd ettevalmistamaks järgmist hooaega. Ja meil on järgmise aasta peenrad paigutused, värvid ja sordid juba paigas ja tulbisibulat tellitakse kohe varsti ära. Et meie oleme kogu aeg, me töötame 1 aasta ette. Vinduv kevad tegi Kirna mõisas nii mõnelegi tulbisordile, mis rohkem külma kartis sellel aastal ka liiga. Et eks selleks üheks põhjuseks on ka see, et Kirna mõisapargis me ei kasuta keemiat ja kõik kasvab nii-öelda orgaanilise mullatugedajate toel. Selleks, et mõisapargis oleks ikkagi putukaid ja oleks alati linnulaulu, mida meil ka on, kõik, kes seda külastavad, saavad seda kõike kogeda. Aga selle siis see varjupool on siis see, et tõepoolest, et sel aastal me oleme saanud veidikene pihta. Kauaks need tulbid niimoodi õitsema jäävad, et ega seda vist väga pikalt ei ole, need, kes tahaksid seda õiteilu näha, et nad peaksid ikkagi kiirustama. Ja, et see nädal ja järgmine nädal saab olema kindlasti see tippaeg, et kõik oleneb jällegi ilmadest, et kui jälle on niimoodi jahedamad, siis võib veel venida, aga 2 nädalat võiks see aeg olla.